tere armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, olen ekstrasens, kanaldaja, energiate õpetaja, mis tähendab seda, et mulle väga meeldib tegeleda energiamaailmaga tutvumisega, et aru saada, kuidas me saame oma elu luua ja elada nii, et see oleks kõige õnnelikum, armastusküllasem, voolavam, lahedam, mõnusam. Et me kasutaksime oma aega ja energiat nii, et me ei raiska seda, vaid me loome sellega täpselt seda, mida me tegelikult luua tahame. Ja tänases videos teeme väikese ülevaate suvisese pööripäeva energiate kohta spetsiifiliselt ja kuidas sellest kõigest kõige paremini võitu saada ja teeme ka veedaliku astroloogia kohaselt ülevaate ja võtame kaarte ja tunnetame ja oled teretulnud siia alla jätma ka küsimusi, kui sul on. Et sa võid täiesti vabalt esitada ka küsimuse, mis teemal kaardi lugemise sa järgmisena mu kanalil kogeda sooviksid ja mida sa soovid ka teistele. Võib-olla sul on mingeid häid soove suveks, mingeid häid soovitusi kellelegi, siis sa oled teretulnud seda kõike meiega jagama. Ja täna on siin meil alustuseks 2 sellist väikest kirjakest universumilt meile tulnud. Ja esimese kirja me avame kohe ja teise avame siis, kui täpselt õigel hetkel on see tunne selle kaardi lugemise jooksul seda teha. Ja esimene kiri tuleb siis universumilt järgmine. Tantsimine on tervendav. Tants, mis tuleb otse sinu enda seest, vabastab tunded, mis on kaua kinni olnud. Vabad tunded ei vangista, sa väärid emotsionaalset enese väljendamise vabadust. Selleks pole mingit diplomit vaja. Eks see on siis kutse meid tulema sellisesse mõnusasse naudingusse muusika ja rütmidega kooskõlla ja võid valida ise oma lemmikmuusika. Ja ükskõik, mida sa tunned, kõiki tundeid me saame läbi enda vabaks anda. Nii et kõik, mis sinu ellu on tulnud, ongi selleks, et sa annaksid selle tagasi algallikale ja väga hea viis, kuidas sellist emotsionaalselt puhastust teha läbi tantsu, et isegi kui oled kurb või on viha või vastuseis või raskus, ka neid tundeid võib läbi enda välja tantsida. Selline väga ilus sõnum ja huvitav, mul on siin kohe kõrval on Ganesha kaardipakist on tulnud Ganesha kaardikene ka seda toetama, on energiline liikumine. Ehk siis selline endal olla lubamine, nagu sa olla tahad ja selle tegemine, mida sa teha tahad, võiksid siis olla meie suvisese pööripäeva sellised head võtmed. Ja kes veel ei ole tuttav, siis tegelikult minu koduleheküljel on saadaval ka suvisese pööripäeva internetiseminar, see videoke läheb ka seal üles, aga lisaks sellel on siis ka seal suur suvehoroskoop, suvisese pööripäeva spetsiaalne meditatsioon, mille ma just salvestasin, mis on väga mõnus rännak, et alla laadida uus versioon iseendast, et luua endale uus reaalsus, just selline, nagu sulle kõige rohkem meeldib. Selline pööripäeva seadistus tuli. Ja lisaks olen sinna salvestamas ka sellist videot, et erinevate eluvaldkondade kaupa vaadata, mida universum soovitab, et need eluvaldkonnad sellel suvel kõige mõnusamalt ja ladusamalt meie jaoks läheksid. Nii et kui oled huvitatud, siis leiad selle internetiseminari minu koduleheküljelt stellashakti.com. Nii, ma lihtsalt ütlen seda, sest et see video läheb ka minu VIP-liikmetele YouTube'is üleval, sest ma tunnen, et see on selline vajalik ettevalmistusvideo, aga ilma pikema jututa lähme edasi. Et siis mina räägin veedalikust astroloogiast, mis tähendab seda, et see on see, mis päriselt taevas toimub, kuna lääne astroloogia on arvutusvea tõttu nihkesse läinud, siis palun ärge pahandage, kui te olete kuulnud teistsugust infot, et soovitan väga õppida ka veedaliku astroloogia kohta. Minu arvates, minu tunnetuse kohaselt on õige vaadata seda, mis päriselt toimub.
praegusel hetkel oleme siis sellises huvitavas kohas enne seda pööripäeva hetke, kus me oleme tundnud või tajunud ilmselt mingites eluvaldkondades, sest on täiesti nagu blank, nagu tühi, et ei ole mingit ainest sellele, mida me tegelikult tahaksime, et algaks, et elu on teinud sellise suurema puhastuse, et see transformatsioon on toetatud väga jõuliselt meie enda hingede valikust ja seda hingevalikut on siis tulnud, kuidas ma ütlen, korraldama ja korrastama on siis Marss, mis on olnud lõvis ja mis on siis ühinenud Ketuga, et selline konjunktsioon, seda nimetatakse inglise keeles kujetu joogaks, mis tähendab seda, et on toimunud väga suur karmaliste mustrite minema pühkimine ja kui karma ära puhastada, siis esimene koht, kuhu me välja jõuame, on tühjus, et ei ole midagi, võib tunduda, et on selline õõnestunne või tühi tunne või mingisugune puuduse tunne või võib tulla ka hirmutundena, et kus nüüd see minu kallis hea seljakott on, mida ma olen harjunud tassima, et kuidagi selline imelik tunne on, et enne ma kogu aeg mõtlesin millelegi või muretsesin millegi pärast või keskendusin millelegi ja see justkui andis mulle sellist kütet või energiat või mingisugust laadi käivitust, et ma liiguksin kuhugi suunas. Aga praegu siis et ühest küljest me võib-olla tunne, et ma pean ikkagi tegema neid asju, mida ma olen kogu aeg teinud ja edasi liikuma, nagu ma olen läinud, aga mingid asjad nagu ei ole enam üldse need, nagu need vanasti olid. Et selline üllatuse koht võib-olla, mis asja, mis nüüd siis toimub. Aga õnneks on meis ka teine aspekt tugev, kuna praegu siis päike on kaksikutes. Veedaliku astroloogia kohaselt 15. juunist alates on meis ka võime seda nii-öelda nagu sisemist tühjust hakata vaikselt nagu üle kirjutama. Ma otsustan ja valin, et milliseks mu elu nüüd muutub, milliste inimestega ma tahan suhelda. Täitsa võimalik, et nii mõnigi inimene on hoopiski leidnud sellise mängulisema, mõnusama energiat edasi liikuda. Et kui eelmine päiksemärk oli siis, päike oli sõnnis enne 15. juunit, et asjad võisid olla tõeliselt aeglased, siis nüüd peale 15. juunit on asjad hakanud liikuma, on hakanud toimuma selline kiirenemine ja ma ütlengi, et see võib olla sellise lõhestumisena tunduv, et üks osa minust on ikka veel nagu võib-olla nagu ühe jalaga seal vanas maailmas, mida ma tahan ära tasakaalustada, vabastada. Ja teisest küljest ma sain aru, et ongi nagu mingisugune uus voog, mis mind tahab kaasa tuua. Siis tuleb soovitus, et siin on vaja otsustada ja valida, et missugune voog sind kaasa haarab. Ja praegu siis sellel samal suvisese pööripäeva meditatsioonil me just nimelt seda nihet teemegi, et see on nagu hästi huvitav, kuidas universum suunas täpselt seda protsessi tegema, mida ma praegu näen, et siin astroloogia kohaselt ongi väga-väga õige aeg teha. Et mida see Marsi ja Ketu ühendus omavahel võib siis tuua, ongi hästi kiired sellised sädemest leegiks jõudmised, mitte siis füüsilises plaanis tühistame, meil on alati turvaline ja olge tuleelemendiga ettevaatlikud. Aga mida ma tahan öelda, et võib tulla selline tunne, et sa saad aru, et mul ongi vaja oma elu juhtida, et ma saangi praegusel hetkel aru, et mida mul on tarvis teha, et mina olen oma elu eest vastutav, mina otsustan, kuidas mu elu läheb ja nüüd ma valingi sellesse teadlikkusse loomisesse tulla, hästi teadlikkusse. Ja kui sa tunned, et su elus on selline ülekoormus ja pigem oled üleväsinud
ei tunne sellist mõnusat sädet, ei ole sellist mõnusat minemist, siis on soovitus, et võta teadlikult seda rahu ja tervenemise aega, sest et mida ketu tähendab, ketu vedalikus astroloogias ongi siis eelmiste elude teemad, et mis on veel eelmistest eludest meil üles jäänud ja praegu see sisemine tuli aitab meil transformeerida ja muundada need senised koormad meile tagasi toetuseks. Nii et ükskõik, mis su eelmistes kehastustes toimus, selles kehastuses siin sul on võimalik täiesti uut moodi teha asju, aga ennem kui see uut moodi hakkab ennast ilmutama, et sa saad aru, mismoodi see uut moodi on väga hea võtta sellist teadlikku rahunemise ja tervenemise hetke ja otsustada valida, et kõik laheneb sinu jaoks kõige kõrgemal moel. Et on oluline praegusel hetkel keskenduda sellele, mis sulle tõesti meeldib, mida sa päriselt armastad ja et sa ei lähe sellisesse mitte siis vana taganutmisesse või endaga pahandamisesse, vaid et kuidas ma saan praegu uuel moel toimida. Ja peale suvist pööripäeva 25. juunil, ma vaatan kohe kellaaja ka, on meil kuu loomine, et see kõik see kogemus, et suvine pööripäev on vana kuu ajal ja uue kuu loomine on siis 25. juuni kell 13.31. Et see kõik tegelikult loob sellise huvitava, ma ütleksingi nagu paralleeluniversumite vahetamiseks või ajaliinide vahetamiseks ideaalse pinnase, kus võimalik, et mingid asjad on siin juba enne suvist pööripäeva meil üles kerkimas energeetiliselt või kerkinud, millele me ütleme head aega, millele me laseme sinna tühjusesse, avarusse tagasi. Võtame oma südame valguses vastu ja selle uue noorkuuga lükkame uued protsessid tööle, et on nii-öelda selline nagu tervenemise hingetõmbepaus. See on huvitav, et Eestis on siin sellel ajal just puhkepäevad, et see ongi täiuslik, et just nende inimestega, kellega sa kokku saad, on see su pere või sõbrad. Võimalik, et tulevad veel üles mingisugused nagu sellised võib-olla ebamugavused või mingit laadi käivitused, trigerdused, et sa valiksid nüüd uut moodi elu hakata elama, nii et selline valgustatusesse kiirendus, ütleme siis selle teema kohta. Ja mida tasub tähele panna, et kui sellised tasakaalutused tulevad, et sa tunned, et sa ei ole täielikult kohal, et sul on raske olla keskmes, sest mingisugune kogemus, väline või sisemine, lükkab sind justkui mingisugusesse protsessi, siis selle asemel, et nende draamalugudega enda peas kaasa joosta, mida on väga kasulik teha, on minna rohkem sisekaemusesse, ennast tasakaalustada, on see läbi reiki teemant, tervenduse läbi meditatsioonide, et kasutada seda transformatsiooni energiat tõesti selleks, et see olukord muunduks, et aktsepteerida seda olukorda nii, nagu see on esiteks, et see on oluline võti ja teiseks siis teadlikult kutsuda esile enda jaoks rõõmus saatuse pööre ja selle tarbeks siis ongi siis suvise pööripäeva internetiseminar soovijaile mu koduleheküljel. Et parim, mida me sellel ajal saame teha, sellel suurel nagu pöörangu ajal, on siis mediteerida, lõdvestuda, seada selged taotlused ja teha kõike seda, mis sul aitab tasakaalustada sinu tule elementi, et sa ei lähe liiga nagu suurte protsesside sisse, et sa ei lase ennast sellisel sisemisel tulekahjul kaasa tuua, vaid ikkagi valid pigem rahu kasuks.
et siin võib jah oht olla, et keegi räägib midagi või sulle tulevad mingisugused mustrid meelde ja siis on lihtne minna seal nagu marutama ja tormi energiasse enda sees. Ja see nõuabki julgust, et ma astun sellest tormist välja, et ma ei hakka sellesse üldse nii-öelda tuliselt kaasa liikuma selle kogemusega. Et kui tulevad sellised triggerid üles, siis on väga hea teha sisemist tööd ja kasutada seda kõike, mis on üles kerkinud selleks, et see muundada ja transformeerida endale kasutatavaks jõuks. Et see uus kuu loomine toimub Ardra kuumärgises. Ardra tähistab siis pisarat ja puhastust ja kaastunnet ja mina olen ka Ardra kuumärgises sündinud ja võin enda kogemusest öelda, mida see tähendab, on nagu lõpmatu kaastunne ja ma nutan väga tihti, see ongi minu elu ülesanne nagu kaastunde pisaratega puhastada seda energia välja, seda planeeti. Nii et kui sellel ajal tõesti siin kuu loomise ajal tulevad üles mingid teemad, siis esiteks mitte võtta isiklikult, sest kõik, mis meiega toimub, on alati mitte isiklik, see on lihtsalt ühisvälja ja suure ütleme reaalsuse välja korrastus ja puhastus parasjagu. Ja kui universum on võtnud nõuks midagi ümber korraldada, siis meile tulevadki silme alla, meil tulevad nähtavad mingid sellised kohad, millega me oleme võib-olla harjunud terve elu elama ja siis me saame aru, issand, miks ma olen ennast sundinud nii rasketesse kogemustesse või miks inimesed nii palju kannatusi loovad. Et me lihtsalt näeme need lood läbi, et võimalik, et sinu elus ei muutu sellel ajal suurt midagi, aga sa saad teadlikuks nendest kannatustest ja nendest vaevlemistest, mida sa varasemalt oled pidanud nii-öelda tavaliseks või iseenesest mõistetavaks. Aga sa saad tohutu väe endale, kui sa ei suru neid kogemusi alla, vaid sa lubad endal tunda läbi selle kaastunde ja andestuse ja halastuse ja see aitab kõik sellel planeedil tohutult vabaneda nendest lugudest, et me rohkem nendesse kogemustesse kaasa ei läheks. Et see võib tuua kaasa väga suuri emotsioone ja mingi naisenergia ärkamine alati toob kaasa selle, et me ei soovi, ei taha ebatervete mustritega kaasa liikuda, et tuleb selline suurem struktuuridele vastu hakkamine, võib-olla mingisugused kokkulepped või mingisugused reeglid, mille järgi sa oled harjunud elama ja sa saad aru, et issand, miks ma nii kaua ennast niimoodi piinama pean. Või oled harjunud ennast ise kuidagi tagasi hoidma või ka näiteks partnerlussuhtes ei ole julgenud lõpuni kõike väljendada või tunnetada isegi. Et võib-olla on olnud selline vältimine, et pigem kui et oma kaaslasele kõiges ennast avada, on olnud pigem selline varjamine ja ootamine, et teine ise ära arvab või et midagi juhtub teise inimesega, et ma soovin, et tema muutuks, aga mida elu ütleb, et muutus hakkab ikkagi meist endast peale, et siin võivad olla väga suured läbimurded sellel ajal ja väga suured sisekaemused ja taipamised nii sisemises kui välimises reaalsuses. Nii et kui siin tulevad sellised uutmoodi mõtted ja sa tunned, et vau, ma olen küll täielik rebel, et ma siin praegu täitsa nagu niimoodi mõtlema hakkan, siis tead, need uued ideed, need kogemused ei ole mitte kogemata tulnud, vaid need ongi need kohad, kus vanal maailmal lastakse minna ja väga hea on siin teha ka energiate puhastust, tšakrasüsteemi puhastust ja korrastust ja mis iganes laadi mediteerimisi, mis aitavad vähegi vabastada. Meile tuli siin alguses see tantsusoovitus ka, et ka läbi tantsimise on väga hea neid vanu lugusid ja energeetilisi konksusi endast vabaks anda. Et siin võivad olla väga suured ärkamise kogemused, väga võimsad ülestõusuprotsessi kogemused ja ükskõik kui raske sulle alguses mingi protsess tundub, siis tead, sa saad sellega alati väga hästi hakkama.
sest et kui Marss on lõvis, siis lõvi ei ole selline energia, et midagi jääb tegemata. Et lõvi võib küll alguses karta midagi, mitte siis ainult lõvi tähtku esindajaga, ütleme siis see energia iseenesest see tuli, et alguses meil võib olla hirm, kui mingisugune tuline punkt ennast näitab, aga lõviga ongi see, et alguses arvame, et oleme nagu hiired, aga siis selgub, ma ei olnudki tegelikult hiir, aga tegelikult ma olen hoopis lõvi. Et kõik, mida sa siin kardad, aga ausalt otsa vaatad ja ausalt läbi lähed, saab tohutult võimsalt transformeeritud. Et see on ideaalne aeg, et oma elusaatus täielikult uuele rajale tuua, oma vana karma vabastada. Siin on soovitused ka laulda näiteks Om Namah Shivaya mantrat ja Om Namah Shivaya mantra ongi siis selline mantra, mis aitab meil aksepteerida olukordi nii, nagu need on. Et me austame Jumala tahet, me austame algallika tahet ja seeläbi, kui me kõike austame, aksepteerime, toimub muutus iseenesest, me ei pea midagi nagu jõuga lükkama. Ja väga hea on praegu kanaldada, mis iganes teemal sul on vaja infot saada universumilt, võtta selleks aega. Väga hea, et teha veerituaale, võib-olla käia kuskil allikal, puhastada, võib-olla järves ujumas või jões, meres. Ja on ka väga kasulik selle kuu loomise ajal mitte liiga palju süüa, et pigem vähem ja tervislikumalt, sest et selle kuu tsükli eesmärk on meid puhastada. Et siis, kui me liiga palju paneme kõhu igasugust tavaari täis, siis on lihtsalt meie energiatel keerulisem puhastuda. Et terve see kuutsükkel võiks olla siis see, et ma ei liialda toiduks, ei tähenda jumala eest, et keegi peaks midagi näljutama hakkama, mitte seda, aga pigem rahulikum toitumine. Ja kui me läheme enda sisse õppima, enda kõrgemalt minalt vastuseid saama, siis soovitus on, et hoia endas algaja meelt, mitte seda, et ma tean küll, see eluvaldkond on minul selline ja selline, mitte sellise suhtumisega, vaid see, et ma olen avatud uuele infole, ma olen avatud universumi poolt täiesti uuele infole, kui see tahab tulla. Ja kui sul on sellised suuremad küsimused, siis võta enda päevik ja kirjuta sinna üles universum, ma palun vastuseid ja juhatust sellistele teemadele ja siis vaatad, mis järgnevatel päevadel hakkab lahti rulluma. Nii et tea, et enne kui hakkame uut reaalsust ehitama, on see vanal minna laskmine täiesti normaalne ja tavaline osa. See ei ole midagi kummalist. Selleks, et saaksid uued uskumused viljakale pinnale tulla, on vanad mittetoetavad uskumused vaja tunnistada sünnikuks. Ja kui see on sinu elus parasjagu teema, siis tea, et sind on kindel võit ees ootamas, sest et see, mida sa praegu nendel päevadel valid, toob sind kindlalt edu lainepikkusele. Ja kes soovib seda teekonda teadlikult teha, koos minuga saate tulla suvisese pööripäeva internetiseminarile, minu koduleheküljel on see juba avatud. Ja lõpetuseks meile roosa kirjake universumilt. Vahel on vaja. Kullake. Meil kõigil on vahel vaja olla lihtsalt iseendaga. Vaikselt, vaikuses, loomulikkuses, looduses. Enda südame sees, hoida end kaisus. Aga siis ka jälle avaneda maailmale nagu lilleõis. Meil kõigil on vahel vaja. Õnnistused ja maagilist pööriaega. Aitäh kuulamast, vaatamast. Aitäh kallid vipid teile toetuse eest.